Tere! Mul on väga hea meel, et te olete otsustanud, et teie kogukonda peab saama ka toiduringluskapp. Pole probleemi, ehitame valmis ja toome kohale. Aga mõned soovitused. Esiteks koguge enda juurde ka teisi kaasmõtlejaid, kes arvavad samuti, et teie kogukonda sobiks toiduringluskapp ja te võiksite seda kogu kogukonnaga ka viljeleda. Võtke ühendust omavalitsuse esindajaga, rääkige talle ideed ja haarake ta kaasa. Võib-olla ka mõni kohalik ettevõte. Andke meile sellest teada. Mõelge välja, milline oleks parim asukoht kapile. Ta võiks olla käidavas kohas, eelistatult omavalitsuse maa peal või mõnes muus turvalises paigas. Toiduringluskapp on meie arvates suurepärane võimalus kogukonda liita ühe ja väga selgesti arusaadava eesmärgi nimel. Toiduringluskapp toob endaga kaasa selle, et ta võiks kuuluda MTÜ-le või mõnele kogukonnale, mõnele vabaühendusele. Mõni omavalitsus on soovinud seda enda põhivaras hoida, ehk siis ta võiks olla juriidilise isiku all. Me aitame MTÜ loomisel, kui teil seda MTÜ-d veel ei ole. Anname põhjad põhikirja asutamise koosoleku dokumentide kohta. Me aitame dokumentidega, mis puudutab Toiduametis registreerimist ja jagame ka muud know-how'd. Me liidame teid üle-eestilise eestvedajate võrgustikku, kus te saate igal ajal küsida, oma mõtteid jagada, oma edusammudest teada anda. Hetkel on meil siis 13 piirkonna esindajad seal, kus toiduringluskapid asuvad. Peamine, mida teil tuleks arvestada, millega te kokku puutute, ongi siis toidukapi korras hoidmine, selle täitmine ja ka teavitustegevused koostöös omavalitsusega siis selle infokanalites, näiteks, et inimesed teaksid, mida see endast kujutab. Ja meie soovitatav kommunikatsioon on siis selline, et toiduringluskapp ei ole sotsiaalne projekt, vaid on väga otseselt mõtteviisiga seotud selleks, et teadvustada, märgata ülejäävat toitu ja ka seda, et toit ei peaks minema prügikasti, vaid kui ise ei tarbi, siis jaga seda naabriga. Toiduringluskapp on selline hea viis ja kiire viis, lokaalne võimalus kohalikule inimesele. Ja ehk siis, kui teil on need põhiküsimused välja mõeldud, siis võtke meiega ühendust. Me toome kapi kohale, paigaldame. Ja tehnilise poole pealt siis see, et ta on loomulikult siis ilmastikukindel, kasutajasõbralik, tal on kasutatud kalleid materjale, metall, tsementkiud, plaat, päiksepaneelid, inverter. Eeldatav elektrikulu on circa 60–100 eurot aastas, olenevalt elektripaketist. Tuleks registreerida nanotootjaks, mis käib lingilt lihtsalt ja kiirelt. Ja igapäevane siis ülesanne on siis see, et aeg-ajalt vaadata, et kas kapp on korras, kapil on olemas ka reeglid, mis on kapi uste peal vaatamiseks kõikidele. Ja me aitame ka Toiduametis registreerimisega, seda dokumentidega. Ja lisaks loomulikult ka viitega, kus siis läbida ka toiduhügieeni koolitus, et kui te olete ise toidukäitleja või kohvikupidaja, siis teil on juba kõik info teada, aga kui mitte, siis ka see info on lihtsalt omandatav. Ehk siis tegelikkuses on asi lihtne ja kiire. Kõige olulisem on see, et teil on eestvedaja, kes soovib seda teha. On fakt see, et kus on toidukapp, sinna tuleb ka toit. Aitäh ja kohtumiseni!